asusin Tallinna Ülikooli õppima, siis ta oli veel Tallinna Pedagoogiline Instituut loomulikult. Ajast oli väga tore, aasta oli 87 ja meid ähvardas kõiki Nõukogude armeesse minek. Ja põhjus, miks mina üldse kõrgkooli absoluutselt kindlasti tahtsin saada, oli muidugi see, et soov edasi õppida. Ma ei mõelnud keskharidusega jääda ja absoluutne kindlus on, ma ei tahtnud sõjaväkke, Vene sõjaväkke minna, loomulikult mitte. Et seetõttu tuligi ülikooli minna. See ei päästnud muidugi sõjaväes, see oli teada, et ei päästnud. Ma tulin siia sama Pedasse ja oli muidugi sügav nõukogude aeg, kuigi ma käisin sõjakomissariaadis rääkimas, et ma ei tahaks hea meelega minna sõjaväkke, sellepärast, et ma tahaks ülikooli õppima minna. See ütles, aga kes siis Nõukogude Liitu kaitseb, kui sa kavatsed minna ülikooli õppima? Kes hakkab kaitsema meie Nõukogude Liitu? Ja mul ei olnud tõesti midagi öelda, et kes siis hakkab, kui ma õhtun kõrgkooli minema. Ja siis ma tegin sisseastumiseksamid ära, muide konkurss oli selle aja kohta väga suur, 3 inimest umbes kohal oli. Ma sain sisse kenasti ja siis pidin ikka minema sõjakomissariaati ja Loska ja Kruška oli kaasas ja Kiilaks oli naetud ja kõik oli valmis sõjaväkke minema, aga siis öeldi, et jah, aga võite koju tagasi minna, et saate ikkagi minna kõrgkooli õppima 9 aastaks. Nii et siis ma tulin tagasi siia pedagoogilisse instituuti, et siis aasta aega õppida. Et siis hiljem muidugi sõjaväkke jälle minna, et siis ma aasta aega olin ära õppinud, siis pärast seda läksime ikkagi, loomulikult läksime Nõukogude armeesse, aga mul on tegelikult seetõttu eriti veel Tallinna Ülikoolist väga head mälestused, et tänu sellele, et ma olin päevase osakonna üliõpilane, sain ma sõjavast ära 1 aasta ja 2 kuuga. Teatavasti Nõukogude armees ma teenisin Ungaris oma aega, kestis 2 aastat, aga mina sain ära pärast 1 aastat ja 2 kuud, kuna ma olin Tallinna Ülikooli üliõpilane. Nii et Gorbatšov võttis tol ajal seaduse vastu, et kõik päevase osakonna üliõpilased, kes on sõjaväes, saavad koju tagasi. Nii et sa võid kujutada ette seda õnne, kui sa oled Vene sõjaväes, ulgud ringi kuskil, seal automaat on seljas ja siis ühel päeval sulle öeldakse, ma saingi selle teada, automaat oli seljas, tulin posti pealt ja öeldi, Raikop, Djemoba, lähed koju. Selline oli soolustik sellel ajal. Minu jaoks oli valikus ka teisi ülikoole. Ma teadsin, et ma tahan minna lavakasse sisse astuma, näitlejaks saama, aga sellel aastal, kui mina keskkooli lõpetasin, seda näitleja vastuvõttu ei olnud, nii et see langes kohe ära ja ma teadsin seda, et ma ei taha minna praegu kohe Tartu Ülikooli, ma ei taha Tallinnast ära minna. Seetõttu rohkem ei olnud, ma kunstiülikooli ei oleks kuidagi sisse saanud ja tipp ei olnud ka midagi minu jaoks. Tegelikult väga palju valikut ei olnud, et üldiselt Tallinna Ülikool oli see ainus valik. Ma ei tahtnud Tallinnast ära minna ja väga palju muid valikuid ei olnud. Raamatukogunduse bibliograafia on eriala, miks ma lõppisin. Aga see on nagu eraldi lugu, miks ma seda eriala sattusin. Ma võin selle lühidalt, miks ma sattusin just nimelt raamatukogundust ja bibliograafiat õppima on ääretult lihtne, sellepärast et oli väga vähe erialasid tolle aja kohta, kus ei olnud vene keele sisseastumiseksamit ja tolle ajal keegi ei tahtnud vene keelt õppida. See protestivaim oli vene keelt õppida, see oli nagu häbiväärne. See ei käinud diadooni juurde. Ma ei osanud mitte ühtegi sõna peale keskkooli lõpus vene keelt. Siis ma tulin siia Pedasse, Peamajja, vaatasin sisseastumiseksamit, vaatasin näppu kärga, umbes üks eriala oligi, kus sisseastumiseksamitel ei olnud vene keelt nõutud. Et ülejäänud oli vene keelega ja siis mõtlesin, et väga meeldiv. Raamatukogunduse bibliograafia, miks mitte, et see suurepäraselt mulle istub, et aasta aega võin seda vabalt õppida, et siis pärast, kui ma sõjaväes olen ära käinud, siis vaatan, mis must edasi saab. See õppimine siin Tallinna Ülikoolis jättis mulle sellise mulje, et ma mäletan ennast selgesti, et ühel heal hommikul, kui ma kooli sõitsin eksamile, muide sessi aeg oli ja meie õppehoone asus ju Laial tänaval, kus ka praegu Kultuuriinstituut asub. Et Laial tänaval toimus meie õppetöö, ma mäletan selgesti ühel hommikul, kui ma trolliga sõitsin kooli eksamile, siis ma ise keskis nagu omas peas mõtlema. Mõtlesin, et ma lähen 7 korda meelsemini praegu ülikooli ajal eksamit tegema, kui ma läheksin tavalisel keskkoolipäeval kooli. Minu meelest see vahe oli niivõrd kardinaalselt suur, et mulle meeldis tulla siia kooli õppima, ülikooli õppima, isegi eksamile kordi rohkem kui ühel tavalisel keskkooli koolipäeval. Minu elu kõige hullem periood on üldse kogu keskkooliaeg, mulle see üldse ei meeldinud, mulle see õppimine ei meeldinud. Vastupidiselt sellel, mis toimus Tallinna Ülikoolis, oli hoopis nagu öö ja päev. Et siin suhtuti nagu täiskasvanud, et ühel hetkel sa said nagu täiskasvanud inimeseks selle üliõpilase ajal. Ja see mulle väga meeldis. Ja see oli nagu ikkagi akadeemiline õppe, see ei olnud see, et sind keegi nagu kuidagi ahistas või taga kiusas või rõhutas seda, et sa kogu aeg abitürent olid. Sinna tulid nagu ise teadmisi omandama ja see oli nagu kardinaalselt teistsugune. No lõbusaid seika õpingutest on muidugi väga palju, kuna
väga hea mäluga ma ei ole õnnistanud, ma mäletan, et ma vahetasin ju kursust, kui ma olin vahepeal sõjaväes ja meil oli umbes 40 tüdrukut ja umbes 3 poissi ja siis ma tulin peale sõjaväega oma kursuse juurde, ütlesin, ma olin alati hiljaks, ma tulin loengus alati viimasena, kus siis minu kursus on, tulin tüdrukud ütles häveliga. Meie olemegi. Ja muidugi üks korralik üliõpilane peab olema muidugi ka läbi kukkunud eksamil, muidu ta ei ole üliõpilane. Mina kukkusin ka läbi väga pikantsetel põhjustel eksamist, sellepärast, et eriala oli selline huvitav nagu kataloogimine vist oli selle nime ja ma ei kavatsenudki seda eriala õppida, mõtlesin, ma ei kavatsen, niikuinii elus ma ei lähe raamatukokku tööle, seda ma teadsin absoluutselt kohe, et ma ei kavatse minna raamatukokku tööle ja ma ei kavatse hakata kataloogimist üldse õppimagi, sest ma ei kavatse hakata mitte kunagi mitte midagi elus kataloogima, et see oli päris selge. Ja siis ma läksin kataloogimise eksamile, mis mul tuli ja siis ma olin kuskilt maha ka kirjutada, sellepärast, et ma ei käinud kirjutada nendes kataloogimise loengutes. Ja see mingi krõbisema paberi, mõtlesin, kalka paberis, ma selge, kuidas seda oli kirjutanud ja siis ma sain kähku enne eksamit, sain selle enda kätte, et siis maha kirjutada, aga ma kurat kirjutasin vale punkti maha. Ja kirjutasin tõesti vale punkti maha, see krõbises just paha oli kirjutada õiget punkti maha. Ja siis ma kirjutasin vale punkti maha ja siis ma muidugi kukkusin läbi sellelt eksamilt, sellepärast, et see ei olnud väga hea toon. Ja siis ma pidin muidugi järel eksamile minema, ma pidin selle kuradi kataloogimise endale selgeks õppima, kuigi ma seda ei tahtnud ja ma ei armastanud, aga näed, isegi ei tohi elus öelda niimoodi, et ma ei kavatse ühte asja teha mitte kunagi, see maksab nagu kätte, et ma olen ka kataloogimist pidanud tänu selle õppima. See haridus, mis ma siit sain, on mu tänapäeva tööga igati seotud. Me saime sellise humanitaarse hariduse, me saime väga palju väliskirjandust, eesti kirjandust, vene kirjandust, kultuurilugu, kõiksugu selliseid värke, et ma pidin väga palju lugema ja nagu igasugune haridus on meie igapäevase tööga seotud ja lisaks mul õnnestus niimoodi, et kui ma olin 3. kursuse üliõpilane, siis ma sain juba poole kohaga Eesti Raadiosse tööle. Ja mul väga mõistlikud õppejõud olid, nad lubasid teha mul niimoodi, et ma tegin ühe saate raamatukogust, siis nad arvestasid mul osa praktikat selle arvesse, et ma ei pidanudki raamatukogusse minema ja vähe sellest ma oma lõputöö sain teha veel ajakirjanduslikku, ma olen tegelikult ajakirjanduslikku lõputöö teinud siin raamatukogumise ja bibliograafiat lõpetades samal ajal, nii et see on nagu väga tihedalt seotud, et see muutus juba sel ajal, kui mina lõpetasin 90ndate algul, eks ju, muutus see asi juba kõik mugavamaks ja vaadati, mis inimene päriselt on ja mida ta päriselt tahab õppima minna ja sinna sain nagu suunduda, et selles mõttes olen ma väga rahul. Või nagu üks väga hea sõber Lauri Leisi ütleb selle kohta, et tema peab väga tähtsaks mitte seda, mis eriala inimene on ülikoolis õppinud, vaid ta peab väga tähtsaks seda, et ta on just selle eriala lõpetanud. Ma olen lõpetanud Tallinna pedagoogika ülikooli, ma olen Tallinna ülikooli lõpetanud, et see on väga tähtis, et ma olen siin 5 aastat õppinud ja ma olen selle läbi teinud, ma olen kõik oma kohustuslikud eksamid arvustused läbi teinud, ma olen kõigist hinded saanud ja mulle on kirjutatud diplom välja. Et see on nagu ääretult tähtis, et ma olen selle nagu vastu pidanud, sellepärast, et kui sa oled noor ja ahvatlusi on väga palju ja ahvatlusi on minna tööle, teenida oma esimest raha või mitte õppida kõike seda, aga vaatamata sellele, kui sa selle aastaid läbi käid, see näitab inimese kohta midagi, ütleb tema, et ta võtab alati tööle sellise inimese, kes on kõrgema hariduse omandanud, kuna ta teab, et ta on suuteline ennast selleks sundima. Ma arvan, et kõige parem mõte on see, et tähtis ei ole, mis erialade õpite või tähtis ei ole see, mis ahvatlused teil elus on. Kõige olulisem on see, et te lõpetaksite selle kooli. Ükskõik kuidas, te olete, kui tänulik te pärast olete, kui te olete selle ülikooli lõpetanud. Te võite eriala vahetada, võite oma valikaineid vahetada, võite teha siin kannapöörded, aga üks, mis on tähtis. Peaasi, et te lõpetate kooli.